Tere kõikidele Valga haigla taskuhäälingu Piirilinna tervisejutud kuulajatele. Mina olen Riina Järvesalu ja mul on suur rõõm tervitada taas stuudios Valga haigla kirurgia ja intensiivravi osakonna juhatajat Dr. Jevgeni Šukurovit. Tere tulemast. Tere kõigile. Räägime täna endoskoopilistest uuringutest, mida tehakse sedatsioonis. Alustame kõigepealt sellest, mida nimetatakse uuringuteks, mis kuuluvad endoskoopia alla. Just tavaliselt need on siis need uuringud, mille käigus vaadatakse seedetrakti seest poolt. Ehk siis laiemas laastus on need gastroskoopia ehk siis maa vaatamine seest poolt ja samuti koloskoopia ehk siis jämesoole vaatamine seest poolt. Koloskoopiale lisaks olemas rektoskoopia, kui vaadatakse ainult pärasoolt või siis sigmoidoskoopia, kui vaadatakse pärasoolt ja sigmosoolt koos. Ja lisaks sellele on mitte küll kirurgide reast, aga kaheks uuring on tsüstoskoopia, ehk siis kui vaadatakse kusepõid. Aga seda teevad uroloogid, aga seda tehakse Valga haiglas ka. Ja kõiki neid protseduure on võimalik teha sedatsioonis? Põhimõtteliselt küll, jah. Gastroskoopiat on võimalik teha sedatsioonis, et rektoskoopia ta selles mõttes ei ole valulik uuring, see võtab väga palju aega, et tegelikult seda ei ole vajadust teha sedatsioonis ja tegelikult sama käib ka sigmoidoskoopia kohta, sest kuna vaadatakse ainult lühikest maad, ehk siis pärasoolt ja sigmosoolt, siis tegelikult see uuring ei ole niivõrd ebameeldiv võrreldes koloskoopiaga, see valaistik on kindlasti kordades väiksem, kui üldse tekib, et siis neid protseduure ei ole mõtet teha narkoosis, seega neid protseduure siin narkoosis ei tehta. See tähendab, sedatsioon on siis see, et patsient põhimõtteliselt magab selle uuringu ajal? Jah, täpselt, et sedatsioon tähendab seda, et patsient saab reeglina 2 ravimit. Üks neist ravimitest paneb magama, teine on valuvaigisti ja erinevalt narkoosis patsiendil säilib oma hingamine, ehk siis ta ei vaja intubeerimist, ei vaja kunstlikult kopsude ventilatsiooni, vaid hingab ise, aga samas protseduuri ajal ta kas magab või on poolärkvel seisundis, ehk siis kui protseduur saab läbi, sellest kas ei jää üldse ühtegi mälestus või jäävad ainult üksikud mälestused. Mida patsiendid on öelnud Valga haiglas, kui nad on sedatsioonist ärganud ja uuringud läbinud? Eks igasuguseid asju, mõni ütles esialgu, et tegelikult ei olegi maganud, et tegelikult mäletab uuringud, kuigi paari tunni pärast sama inimene ütles, et ei mäleta üldse mitte midagi. Eks mõned kohe ütlevadki, et ongi valmis sükse kerge üllatusega, et jah, senimaani me oleme saanud ikkagi ainult head tagasisidet seoses nende nii-öelda narkoosis uuringutega. Kas see tähendab, et selline võimalus, sedatsioon, on mõeldud ainult selleks, et patsiendil oleks võimalikult mugav seda uuringut läbida või on siin ka mõned muud põhjused? Eks enamasti ongi ikkagi patsiendi heaolu ja laastus need uuringud ei pea tekitama inimestele piinasid, kui gastroskoopia puhul tegemist on küll ebameeldiva uuringuga, aga ta ei ole mitte üheski etapis valulik, ta ongi nagu lihtsalt selline, mis on ebameeldiv ja mis tekitab inimestest hästi palju hirmu, siis koloskoopia kahjuks kohati võibki olla valulik, sest jämesool ei ole sirge ja kui skoop läbib jämesoolt, siis ta peab mõnedes kohtades mõned kiirusid tegema ja kuna inimestel on niivõrd individuaalne anatoomia, siis teatud hulk patsiente tunnebki valu, sest lihtsalt ei ole võimalik midagi teha, sest sool ei ole sirge ja skoopi peab keerama sees pool, mis tekitabki valu. Aga teiselt pool, eks arstil on ju ka mugavam teha uuringut siis, kui ta ei pea oma keskendumist ümber lülituma ka patsiendi rahustamisele. Mis tõttu siis ka uuringule kuluv aeg võib olla palju lühem? Jah, kindlasti ta võib olla lühem, jah. Kes otsustab,
kas mulle näiteks tehakse sedatsioon või mitte, et on see nii, et ma lihtsalt ütlen, et ma nüüd kardan seda protseduuri, tehke mulle sedatsioon või see päris nii ikka ei käi? No see pigem arutelu küsimus. Tavaliselt, kui tulevad vastuvõtule need patsiendid, kes ei ole mitte kordagi emba-kumba uuringut saanud, siis ma ikkagi üritan seletada, mis need nii-öelda kitsaskohad nendel uuringutel on. Ega ma arvan, et iga gastroskoopia ei pea olema narkoosis, sest reeglina see võtab 3-4 minutit ja see on täiesti talutav, eriti kui inimene teab, mis teda ees ootab ja kui protseduuri ajal inimene on keskendunud hingamisele, on maksimaalselt lõtv, siis tegelikult protseduuriga mingeid raskuseid ei ole. Koloskoopiaga on natuke raskem, sest no ikkagi, kuna me eeldame, et see võib olla valelik uuring ja me kunagi ei tea ette, et no teatud juhtudel me võime eeldada, et tuleb raske koloskoopia, kui on teada, et patsiendil on olnud korduvaid operatsioone kõhus, mis tähendab seda, et ilmselt kõhus on palju liiteid, eks need liited hoiavad jäämasoolt paigal, ta ei ole niivõrd mobiilne, et mis tähendab seda, et ta ei veni nii hästi skoobile järgi. Et sellisel juhul pigem isegi ei ole mõtet proovida teha uuringut enne narkoosi, kui on just teada. Sest teine rühm on kindlasti nii-öelda kompaktsed saledad inimesed, kellel kõhuõnnes ei ole üldse rasva. Tavaliselt rasv absorbeerubki seda energiat, mis tekib sel hetkel, kui skoop läbib need pöördekohasid. Aga kui seda rasva kõhus ei ole, et siis tavaliselt need inimesed kogevadki suuremat valu. Ja kolmas rühm, keda ma kindlasti rõhutaks, on need, kellel on juba korra proovitud teha uuringut ilma anesteesiata ja see ei õnnestunud. Et siis nagu on teada, et see uuring on valulik nendele inimestele. Sageli on niimoodi, et näiteks perearst määrab patsiendile gastroskoopilise uuringu, ta läheb ja paneb ennast siis näiteks registratuuris kirja, kas ta siis peab ütlema, et ma sooviksin, et mind pannakse protseduuriks magama? Ei, kuna me teeme endoskoopiat kahes kohas, me teeme neid operatsiooni toas, siis kui on olemas anestesioloog, kes panebki patsienti magama ja me teeme neid endoskoopia kabinetis, et perearst ei saa otse saata patsiendi päeva kirurgiasse, kus tehakse narkoosis uuringut. Ehk siis kui patsient tuleb perearsti saatekirjaga, siis narkoosis kumbagi uuringut teha ei saa. Et juhul, kui on kindel soov, siis tuleb öelda sellest perearstile ja siis on laes laastus 2 varianti, kas perearst teeb e-konsultatsiooni päringu meile ja siis meie paneme plaani või siis võib saata vastuvõtule. Mis tähendab, et peab siis tulema konkreetselt kirurgi vastuvõtule? Ja tuleb tulla kirurgi vastuvõtule ja siis vastuvõtul juba arutatakse, et seal on täpselt 50-50, et osad peale vestlust on nõus tegema protseduuri ilma narkoosida ja siis osad ikkagi jäävad endale kindlad. Mis on kõige suuremad sellised mõttepunktid, et kas ikkagi oleks vaja narkoosi valida? Siin pigem tulevad just need narkoosiriskid, ehk siis kui on patsiendil mingil põhjusel narkoos vastunäidustatud või kui ta on allergiline mingite teatud ravimite suhtes, et pigem siis või kui patsient tuleb kaugelt oma autoga ja ei saa kuidagi koju ilma selleta, et ta peaks oma autoga sõitma, et nagu see kindlasti ka ei ole võimalik, sest pärast narkoosi ööpäeva jooksul ei tohi roolis olla. Et need on need mõttekohad. Aga enamasti ikkagi narkoos on kergelt talutav ja ega selleks väga suuri ja paljusid vastunäidustusi ei ole. Millega veel peab arvestama nüüd see patsient, kes tuleb uuringule ja ta teab, et talle tehakse sedatsioonisse, ta teab, et ta 24 tundi ei tohi pärast autorooli istuda, aga näiteks ka mida ta peaks enne teadma, kui ta tuleb endoskoopilisele uuringule, mida tegema või tegemata jätma? Just, et seda infot saab tegelikult ka meie kodulehelt. Enne koloskoopiat on kindlasti vajalik olla ettevalmistus,
selleks, et me saaksime soolt korralikult seestpoolt hinnata, et me näeksime need sooleseined igalt poolt, iga nurga alt. Selleks see sool peab olema ideaalselt puhas. Mis eeldab kahte asja. Kõigepealt on see, millega tavaliselt ei ole probleeme, et inimesed peavad jooma lahust, millega toimub see puhastamine. Aga teine osa väga tihti jääb tegemata või hästi kesiselt tehtud. Ehk siis nimelt nädal aega enne peab hakkama dieedist kinni pidama. Et seal on teatud toidud, mille puhul nende soolest väljaviimine võtab rohkem aega. Ehk siis reeglina need on mingid väikeste seemnedega toidud, need on värsked juurviljad, kus on koor peal. Sest reeglina see koor, ta ei ole seeditav, ehk siis ta püsibki sükse koore moodi soole sees ja tavaliselt ta ummistab skoopi, ehk siis sellepärast ei olegi võimalik uuringul instrumentiga soolt puhastada. Ehk siis nagu see dieet on üks olulistemast asjadest. Aga kui ta tuleb näiteks gastroskoopilisele uuringule? Siis piisab lihtsalt sellest, et inimene on 6 tundi söömata joomata. Suur aitäh, tohter Jevgeni Šogurov selle informatsiooni ja nende nõuannete eest. Aitäh kõikidele kuulajatele.